Mina olen siis Toomas Magus, tere teile kõigile ja tulen siis Maanteeametist, iga päev toimetan Lääne regioonis ja tegevuspiirkond on siis Saare maakond, Muhumaa ja Saaremaa. Ja tänase päeva teemaks on siis mul pakutud välja pindamislõikude ja pindamistehnoloogiate valikust Lääne regioonis. Millest ma siis teile täna räägin, et esimene teema olekski see, et pindamislõigude tehnoloogiate valik. Siin on nüüd natukene laiem teema, et siin on nagu Maanteeamet võib-olla kokku siis. Ja siis mul 12 teemat oleks lihtsustatud taastusremont. Mis see on, sellest siis ma räägin läpsemalt, kui ma sinna jõuan. Ja kolmas teema mul ilmselt kõige südamelähedasem on ridakillustikuga pindamine, mille sünni juures ma ise olen ka olnud, nii et. Aga hakkan vaikselt minema siis, et nagu ikka, et alati on ju vaja teada, mis on normdokumendid, et ma panin mõningad siia kirja, ilmselt ei ole see nimekiri põhjalik ja täielik, aga minu jaoks kõige tähtsam selles dokumendis on kindlasti, või selles normdokumentide nimestikus on kindlasti pindamisjuhis. Et kui selle korralikult läbi lugeda, siis peaks saama üsna põhjaliku ülevaate, kuidas pinnata, millist tehnoloogiat valida ja mulle tundub, et see viimane pindamisjuhis on päris hästi välja kukkunud. Aga lähen siis selle esimese teema juurde, pindamislõikude ja tehnoloogiate valik ja ma panin ühe pindamisjuhisest välja toodud definitsiooni. Pindamisel on mitmeid definitsioone. Ma võtsin seekord sellise, et pindamine on siis teekattele kulumis- ja ilmastikukaitsekihi ehitamine, mille puhul siis kattele laotatakse vaheldumisi bituumen sideainet ja sobivad terakoostisega täitematerjali, kõik siis omavahel kokku rullitakse. Ja kui nüüd seda pindamisjuhist vaadata, siis seal on 11 võimalikku kasutatavat tehnoloogiat. Ja loomulikult tekib ju küsimus, et millist tehnoloogiat siis eelistada ja millist mitte. Võib-olla see ei olegi täna nagu see teema, et kas on paremaid ja halvemaid tehnoloogiaid, ikkagi ma arvan, et kõik sõltub sellest, mida tee peal tuleks valida ja mis on just teele parim. Et kuidas need pindamislõigud siis üldse tekivad? Et Maanteeametil on selline juhend nagu kattega riigimaanteede säilitusremondi objektide valikumetoodika, kus siis meie analüüsiga tegelevad inimesed iga aasta teostavad siis kattega teede analüüsi, mis siis pindamist vajaksid ja selle analüüsi tulemusel tekivadki siis nii-öelda kandidaatobjektid. Kokku on lepitud, et see analüüs on tavaliselt saab valmis kuskil septembriks, et ma tean, et nüüd 2016 on meil ilmselt plaanis, et see analüüsi tulemused saaksime me kätte juba natuke varem, kuskil augustis, võib-olla veel varem, et siis oleks võimalik nendel inimestel, kes pindamist ette valmistavad ja teevad, et nad saaksid nende kandidaatobjektide hulgast veel omakorda siis valida nii-öelda pindamisobjektid. Ja selle analüüsi sisse lähevad siis need objektid, mille siis kõige tähtsam on seal muidugi see pindamisindeks. Seal on erinevaid tegurid, mida see siis nagu arvesse võtab. Ja nii palju siis võin öelda, et 2015 aasta jooksul igast regioonist osalesid inimesed, kes pindamisega igapäevaselt nagu rohkem tegelevad. Need olid siis ehituse projektijuhid ja panime kokku ühe sellise väikese juhise või ma ei oska öelda metoodika. Seda ei ole väga laialt levitatud, see on jäänud meile võib-olla sahtlisse, aga ehk selle aasta jooksul tuleb ta sealt sahtlist siis välja, kui me suudame analüüsiobjektidele varem kätte saada. Ja seal pindamistehnoloogiat ja selles valiku siis nii-öelda juhises tuleks siis nagu arvestada kõikide selliste asjadega nagu näiteks liiklussagedusega esmajärjekorras, mille alusel siis nagu pindamise vahelised perioodid tuleb arvesse võtta.
see väga tähtis komponent kindlasti teekatte seisukord, seal tuleb vaadata siis katte tüüpe, kas profiili parandusi on vaja teha. Ja see on tegelikult väga lai teema, et seal on ikkagi kate on see põhiline, millest nüüd see tehnoloogia siis pärast sõltub. Loomulikult üks punkt kindlasti tehnoloogilised vajadused, sest me teame, et me väga palju teeme täna katteid freesipurust. Neid on vaja ikkagi ilmselt lähema aja jooksul kohe üle pinnata, mitte oodata seda liiklussagedusest tekkivat vaheaega kuskil seal 7-8 aastat. Siis kindlasti veel üks tegur on seal talijoolde seisund tase, kas teel kasutatakse libedustõrjeks talvel kloriide või mitte. Ja loomulikult ka siis veel regionaalse iseärasusega tuleks arvestada. Ma tean, et on kohti, kus eelistatakse näiteks kohalike materjalidele kruuskillustikku või siis miks ka mitte näiteks ida pool näiteks põlevkivi bituumenit. Et kõiki neid asju ei saa täna öelda, et neid ei tohiks kasutada, pigem kaaluda, et kas neid kasutada. Nii, nüüd üks foto teile siia, et tema küsimus, et millist tehnoloogiat me võiksime siis kasutada. Nagu te näete, see auto on üsna viltu siin. Et kindlasti, ütleme, et siin pinnata ju tegelikult võiks ju selle tee üle, aga kas see on mõistlik, et ta jääks siis samasugune, et pärast pindamist on ikka see tee selline, et midagi tuleks nagu ette võtta, et ta ei oleks selline. Ja selge see, et täna on Maanteeamet nagu panustanud rohkem pindamise alla nagu profiili parandustele. Ja ütleme nii, et profiili parandusi tuleks teha mõistlikus mahus. Sest tee on, me teame täna ju kõik, millised need teed on, meil on täna tegelikult suur probleem tasasustega teedel. Kui põhimaanteedel on tasasused enam-vähem korras, siis tugi- ja kõrvalmaanteedel on tasasus ikka väga allapoole igasugust arvestust. Ja kui me nüüd selle tee peal, selle sama koha peal võiksime teha ju profiili paranduse. Lapime selle koha seal ära, saame siis selle koha nagu võib-olla kaldeda õigeks, aga tee peal on neid kohti mitte võib-olla üks, võib-olla neid on seal 10 või 20. Et kas see on mõistlik, et kui me siis kogu tee paneme nüüd öeldakse asfaltbetooniga nagu teeme tasanduskihi asfaltbetooniga ja siis pindame üle. Et ma küsiks, et kas see ongi siis pindamine. Et mina pakuks välja oma variandi. Nii-öelda nüüd jõuaks siis selle teise punktini ehk lihtsustatud taastusremondini. Mis see on? Me oleme selle lääne regioonist, nagu öeldakse, selle nime andnud, nagu öeldakse, Jaan lapsel on mitu nime. Mina kasutaks kuiv stabiliseerimise nime. Ma tean, et me naljatleme oma keskes, kutsume teda veel vaesemehe stabiliseerimiseks ehk vaesemehe stabiks. Ja see eelmine pilt, mis siin nüüd oli, ühesõnaga, mis tähendab siis see nii-öelda lihtsustatud taastusremont, et tegemist on mustkattega teega. Et loomulikult asfaltbetooniga võib-olla see asi nii lihtsalt ei läheks. Ei ole võib-olla võimalik teha, aga mustkattega on see lihtne. See tee, mille ma näitasin, on siin omal ajal 6 meetri laiune mustkattega tee, mis siis 80-90 aastate alguses, kui ma siit majast ära läksin, ise selle tee 2 meetri laiuseks pindasin teepeenarde arvelt. Ja eks siis loomulikult hakati rohkem ääre peal sõitma ja need ääred tajusid ikka rohkem ära ja tegemist selle koha ja ääred jäid ikkagi nõrgaks. Et see kahekordne pindamine ei olnud ikkagi nii tugev, et oleks siis selle liikluse vastu võtnud, aga siis otsustasime, et lööme sinna siis preesi sisse sellele teele ja kehvadele kohtadele ehk väga lohkus kohtadele, väga aukus kohtadele vedasime killustiku peale 16-32 fraktsioonis ja segamisfreesiga segasime kõik läbi. Nii, nüüd siis, nagu te näete, siin siis nüüd antakse teele
uuesti 7,5-8 meetrine laiuses laotatakse see reisipuru maha, nüüd saavad ka teepeenrad natukene tugevamaks. Ennem oli ju seal ainult 2 sentimeetrine või aastate jooksul on ilmselt seda teed nagu rohkem pinnatud, et see kiht oli seal natuke võib-olla paksem. Aga ta ei olnud piisavalt paks, nagu oleks olnud selle 6 meetri peal. Nüüd ta saab ühtlaselt maha seal kuskil 8-9 sentimeetrise mustkatte maha ja siis pindame 2,5 kordselt selle üle. 8-12 graniit alla ja peale 1,5 kordne graniitkillustik. 8-12 ja 4-8. Ja sama tee näeb nüüd jälle selline. Kindlasti tuli teha sinna ka kraav, sest et seal see koht, mis ma pildil algul näitasin, oli süvendis ja sellest ei oleks ka mitte, ilmselt oleks ta võib-olla olnud ainult aja küsimus, kui see oleks jälle ära vajunud. Siin kraavis voolab praegu ka vesi, nii et see pulk nagu hästi ei tööta, ma ei tea. No, et siin on vesi voolab ja see oleks siit mäenõlva seest seda äärta siin ikkagi nagu öeldakse kahjustas ja muutis selle nõrgemaks. Ja miks ma seda julgen nagu soovitada või miks me seda kasutame? Et 2015, kes on huvitatud, võib Maanteeameti kodulehelt teeregistrist välja võtta tasasuste kohta ja ma pakun 2 teed. Üks on siis nendest Tupa-Leisi kilomeeter 19-20 ja teine Masa-Laimele Tumala 14-17. 2005. aastal me preesisime lihtsalt need lõigud üle ja panime lihtsalt öövliga uuesti tagasi maha ja pindasime 1 korra üle. Järgmisel aastal pindasime veel 2 korda üle. Ja kui nüüd neid tasasusi võrrelda nendel teedel, nendel lõikudel ja siis ülejäänud kohtades, siis tasasus näitab seda, et need, mis said 2005 niimoodi tehtud, on tasasus kuskil 1,8, 1,9, 2, 2,1, aga ülejäänud teel on see tasasus 3-6 millimeetrit meetrile iri arv. Nii et kui 10 aasta jooksul ei ole tasasus väga palju halvenenud, siis nagu ja loomulikult tegemist on mustkattega teedega. Nii et soovitaks seda soojalt. Ja meil on ka sel aastal kavas teha, loomulikult on seal varianti erinevad, võib teha nii nagu me tegime sellel piltidel nähtud lõigul, kus me lihtsalt segasime natukene killustiga kehvadesse kohtadesse sisse, oleme teinud ilma segamata sisse ja on ka segatud pisut bituumenit lisaks juurde, sest tegelikult proovitulemused, katsetulemused näitavad, et ikkagi natukene selles mustas segus on seda siseainet ikkagi vähe. 3,4, 3,6, 3,8%, seda natukene vähe, ma ei tea. Nii et teeme siis nii, ma küsiks nüüd, et kas see variant, mis ma ennem rääkisin, et teeme profiiliparandust asfaltbetooniga pindame üle või teeme niimoodi, kumb rohkem pindamine on, ma ei tea, vaid see küsimus võib olla. Nii, aga nüüd ma läheks oma lemmikteema juurde ja see on ridakillustikuga pindamine. Nüüd ma paluks Marekul äkki väike video ennem käivitada, kui me läheme nagu veel edasi. Sama selle kodraator video? Ei, pane nüüd minu video, mis ma sulle näitan. Mis see liiklus nendel teedel oli? Nendel teedel on see liiklus kuskil 300, 400, 500 tuviteed. Kas kattekoormust arvus ka selle väga vähe? Varem oli seal 10-15 senti vana asfalt ja nüüd oli pindamine peal. Kattekanderime ka vähenes selle võrra. Ei, no kuidas, ei vähenenud. Ei, kuidas ta vähenes? Ütleme, et jah, ta võib-olla vähenes sentimeetri võrra see kattekonstruktsioon, et ta panime 8 meetri laiust, ennem ta oli 6 meetri laiust must segu. Ääred olid ju üks ole pinnatud ainult 2-3 kordselt. Kas selle tehnoloogia kohta mingid normatiivid on ka olemas? Ei ole. Ma käime. Aga küsimus teeme siis pärast poolega. Teeme kohe ära. Nii. Ridakillustikuga pindamine. See on siis, mida siin ridakillustiku pindamine tehtud, katte üle pinnatud. See on see sama kruusa tee, millele me siis ridakillustikuga pindamist teeme.
kevaditi nägi see tee ilmselt selline välja. Aga noh, nüüd juba pindame seal peal, aga ega see ei tähenda nüüd selle sama pori peale siis pindame. Et ikka enne seda tuli teha kruusade remont all ära, kraavid korda ja Maanteeamet pindab jah, sest see video on vist ilmselt aastast 2008 või 2007, nii et siis oli veel Saarte teede valitsus ja see oli Maanteeameti allasutus. Siin on nüüd selle kattealuse korda tegemine. Sellel tuleb eriliselt tugevalt tähelepanu pöörata. See peab saama ikka väga korralikult tugev ja tihendatud. Siin on nüüd siis kattealus ja kraavid korras teemaala korda tehtud. Et sellega on siis nii, et ega seda alust tuleb vastalt ette teha, et ega seda väga palju ette valmis teha ei saa. Kindlasti kombineeritud rulli kasutada aluse rullimisel. Ja kindlasti ka, kui eelmine päev alus valmis tehtud on ja järgmine hommik pindama minna, siis tuleks seda alust kindlasti ka niisutada, mitte märjaks teha, vaid niisutada. Ja kui vaja, siis ka veel rulliga üle käia. Aga kus küsimus Toomas sulle, milles see muldkeha seal on, teil Saaremaa on natuke paremad, ütleme treenivad pinnad. Siin on nüüd tehtud valmis tee, see on nüüd pinnatud tee. See ongi nüüd ridakillustiku pinnatud tee. Palju vahet ju ei olnud, et ennem kui see Siguli seal sõitis seda kruusateed, tolmas võib-olla isegi vähem kui see praegu. Nii lähme sealt nüüd edasi. See on hea küsimus, muldkehad on nagu nad on, olemasolevad muldkehad. Eks neid on selles mõttes natukene parendatud, et kui on olnud külmakerke kohti, sinna on siis tehtud ilmselt välja kaevatud või siis pandud kangas vahele ja tõstetud kohti üles. Selles mõttes nagu, kui ei ole märgatud mingisugused muldkeha probleeme, siis ei ole ka tehtud nende muldkehadega midagi. Lihtsalt on tehtud kruusatere remont koos ja peale pinnatud. Nii. Siit on siis, nagu te nägite sellest videost ka, sest ega see väga keeruline ei ole. Siin sama lihtne nagu on, nagu siin pildi peal. Tõmbame lihtsalt kihi peale ja tee valmis. Aga noh, mis me siis räägime, et see ridakillustiku pindamine on pindamise juhises otta, ehk siis ühele sideaine kihile puistatakse üks kiht fraktsioneerimata täitematerjali. Ja alguse sai see siis meil aastal 2005, kui me tegime ühe katselõigu ja seda käisid meile siis nagu õpetamas ja näitamas rootslased. Ja seda katselõigu tegime muidugi graniitkillustikuga 0,16 fraktsioonis. Ja tegime siis 1,6 kilomeetrit ja kui rootslased olid ära läinud, siis killustiku jäi pisut järgi ja leidsime ka natuke raha, et teeme siis veel ise natuke juurde oma pead, et harjutame ka kätt, et ainult rootslased ei pea oskama teha, et me tahaks ka õppida. Ja tegime ja lõpuks tegime peaaegu 3,3 kilomeetrit juurde, nii et kokku sai peaaegu 4,8 kilomeetrit siis ja rohkem ka sellel aastal nii-öelda katse tulemusena. Aga miks ma räägin täna nagu kruuskillustikuga, ridakillustikuga pindamisest, sellepärast, et kui me seda katsetööd seal edasi tegime, siis sai mingil hetkel graniitkillustik otsa ja mõtlesime, et tahaks nagu küla lõpuni teha selle asja ära, et kuidas me siin nüüd ära lõpetame siin ja siis mõtlesime, et toome nüüd karjäärist ja segame ise siis selle fraktsiooni kokku, paneme kruuskillustikku. Meil on Saaremaal selles mõttes hea, et on selline karjäär, kus on üsna palju graniiti sees. Ja segasime selle kokku ja siis tegime nagu meelega, ühe paani panime graniidiga ja teise panime kruusaga kõrvale ja kui me siis järgmine kevad seda vaatama läksime, siis nagu ausalt öelda mingit vahet eriti polnud. Vahel on see, et üks pool oli tumedam, teine oli heledam. Ja see heledam ei olnud päris valge, vaid see oli nagu kirju, sest seal sees oli, ma arvan, et mingisugune 35-40% kindlasti graniitkillustikku. Ja sellest nagu tekkiski meil see usk, et seda võiks teha ka kruuskillustikuga. Nii. Ja siis on tänase päeva seisuga me oleme siis jõudnud nii kaugele, et 2016 aasta lõpuks me võime öelda, et meil on juba kuskil 202 kilomeetrit graniitkillustikuga pinnatud teid. Ja maakonnas on siis tolmuvabade kattete protsent tõusnud 80-le, võrreldes sellega, mis oli 2005, kui siis oli 53.
ma räägin ainult Saare maakonnast, jah. Sest tegelikult nüüd ma võin öelda seda, et seda tehnoloogiat ei ole me suutnud kuidagimoodi juurutada kuskil mujal Eestimaa peal. Ma tean, et on katsetatud siin Rapla maakonnas natukene, on viimastel aastatel on ka Pärnu maakonnas tehtud natukene mõningad kohad, aga üldiselt väga vähe on see edasi läinud, jah, et me küll arvame, et see sobiks. Noh, kui rootslased ütlevad, et seda võib teha peaaegu 500 kuni 1000 autot teedele, meie liiklusintensiivsus nendel teedel, kus me teinud oleme, seda on seal kuskil 100, isegi ma ei tea, 200-300. Ja kindel see, et me oleme kindlasti need ridakirjustiku pindamised 3. aastal kõik uuesti üle pindanud. See ongi see tehnoloogiline vajadus, et me oleme selle nii üldiselt ta ega kauem ta vastu ei pea ka, sest ta on ikka üsna õhukene ja oleme ausad, et on talved meid ju erinevad. Selle aastane talv oli lausa kuldne. Ei ole ju kuskil eriti külmakerkidega mitte mingisugused defekte teedel. Kõik aastad ei ole vennad. Ja on olnud ka sellised talveid, kus ikka kevadel on seal ikka seda ribapindamist vaja ikka meeletult teha. Nii, mis selle ridakirjustikuga pindamise eelis siis võiks olla, et miks me seda nii nagu tahaks teha või miks me arvame, et see on parem kui midagi muud tehnoloogiat. No kindlasti see, et kiiresti valmis. Oli kruusatee, nädala pärast ei ole enam kruusatee, kuigi ka veel natukene tolmab. Ja kas nüüd maksumus on nüüd see kõige õigem eelistus, ma ei oska öelda, sest et kui sa pead ikkagi alus ja kõik korda tegema ja kõik need maksumused kokku liita, siis võib-olla see summa ei tulegi kõige väiksem, aga ma arvan, et ikkagi natukene kaalub üles, kui me teeksime sinna mingisuguse teise kergkatte või ta iganes veel asfaltbetoonist katte. Ja ma ise panin nüüd siia veel selle juurde, et teostusaeg võiks olla, kuigi nüüd siin rootslased arvasid, et võimalik oleks teha teda maist oktoobrini, siis ma arvan, et seda võiks ju teha ikkagi juba aprillist alates, et kui meil sellised kevadid on nagu sel aastal, oleks ta nüüd veel mõni kraad soojem, siis võiks ju vabalt juba teha. Ja pigem on ikkagi pindamisega see, et mida varem ära teed, seda parem on, saab oma kuuma kätte ja on sügisel ja talvel käitub palju paremini. Nii, aga kindlasti on seal ka sellised asju, millel tuleb eriliselt tähelepanu pöörata. Et muidugi need eeltööd, mida te nägite ka videos, et kraavid tuleb ikkagi veed pead jooksma saama, et vesi kuskil ei hakka teele liiga tegema. Ja soovitatav on kruusade remont teha aasta varem valmis. Sest kui teha see kruusade remont samal aastal, siis ei saa sinna kohe seda katet peale teha, sest et alus jääb pehme. Vaatamata sellele, et sa rullid seda, sa ei saa seda alust nii tugevaks, et see alus peab olema ikka väga tugev. Nii, kindlasti siis need asjad, mis ma ütlesin, et kastmised asjad ja tihendamised kõik peavad olema tehtud. Ja kindlasti ma ütlesin ka seda video ajal, et pindamise ajal on katte aluspinda soovitatav niisutada. Ja söölköver peab olema raudselt paigas sellel killustikul. Veenosised, kuskil ma olen siia küll kirjutanud 6%, aga 5-6 võib olla, mitte rohkem ei tohiks need seal ees olla. Nii, siin on nüüd üks pilt sellest ridakillustikuga pindamisest. Teile siin hästi seal ei paistagi, aga on ikka paistab, et on heledamaid ja on tumedamaid. See on nüüd 1 aasta peale pindamist, ühe talve üle elanud objekt. Ja nüüd me arvame, et ühe talve ta peab veel kindlasti vastu pidama. Ja mis me sinna siis nüüd, mis tehnoloogiaga me selle nüüd üle pindaksime? Me oleme teinud erinevalt. Kindlasti me tahaksime üle pinnatada 8-12 fraktsiooniga. Miks? Sellepärast, et kui te nüüd vaatate, seal on ju erinev seal, on peenikest, on sellist, mis veel järgmisel talve jooksul, ühe talve jooksul sealt kindlasti ära läheb ja jääb sükke õredam, et kui me nüüd kasutaksime siin ainult seda 1,5 kordset, et me arvame, et ta jääb nõrk ja ka samas ilmselt ka emulsiooni tuleb vähe, et siin oleks vaja natuke nagu rohkem emulsiooni, 8-12 üle pinnata. Kindlasti on sobilik ka kiudpindamine siin. Aga kindlasti ikkagi võiks olla 1 fraktsioon, mitte 2 fraktsiooni. Ja kindlasti 8-12. Nii. Ja siin on siis nüüd, mis veel tuleks nendele nii-öelda ridakillustikuga pindamisele, mis üldse kergkatetele tuleks nagu ikkagi tähelepanu pöörata,
on see, et kevadel peab ikkagi jälgima, et see on nii nagu ikka, et päeval päike, öösel külm. Ja ehk siis ongi puru taga, nagu öeldakse, kui sa neid ei kaitse. Siin on vasakpoolsel pildil siis 2009. aasta kevadel 2008 tehtud ridakillustiku pindamislõik, see on seal näha. Sealt edasi on mustkattega tee. Seal tekkis kevadel väikesed praod, murenemised, sinna tõmbas teehooldaja kohe kiiresti liiva peale. Liiva ei tohi muidugi palju panna. Loomulikult massipiirangud pannakse ikkagi ette, aga massipiirang ei ole ainukene vahend. Tuleks ikkagi ka need nii-öelda kahtlased kohad ka liivaga üle katta. Ja paremal pilt 2016 kevad, mis on tehtud mingi nädal-poolteist tagasi. Selle aja jooksul tehti siis ainult nii palju seal tee peal, et 2010. aastal või 11 mäleta pinnati ta siis üle 8-12 fraktsiooniga ja ei ole vaja enam kevadel talle liiva peale panna. Liiklus ei ole suur, muidugi seal on mingi 300 võib-olla. Nii, ja selline näeb siis välja ridakillustiku pindamine pärast seda, kui ta on ka uuesti üle pinnatud 8-12 fraktsiooniga. Nii, mul olen vist jõudsin natukene kiiremini valmis, kui ajakava oli, aga siin on minu kontaktid, kes tahab nagu mulle kirjutada või. Ja ma annan siis uuesti sõna tagasi, Marek, sulle ja sellega, et nüüd siis hakkavad rääkima praktikud. Kahjuks ei olnud mul Mareku ja Reinu pilti ja ma pidin teise mehe pilti kasutama. Aga küsimusi äkki veel ka? Ja ei, küsimusi kui on ja kui oskan vastata, siis hea meelega. Neid pindamisi sa teed jätkuvalt graniitiluga, mitte ütleme segakiluga. Sa mõtled seda teist korda? Ja. Ma just mõtlesin, et kui on, et sa ütlesid, et kuskil sellest karjäärist tuleb materjal, mis on kuskil 30% on eks graniiti, et see ülejäänud materjal, kas see näiteks liiklus on näiteks ei lähe libedaks. Et kas on ka mõõdetud näiteks selle kuskil 2. või 3. aastal, et mis selle karedus võib olla? No, ta on suhteliselt sile, ma arvan, et see karedus ei ole päris hea, jah. See võib olla küll nii. Aga me pindame ta üle. Rootslased ütlesid, et võiks teha kohe mingil 2-3. aastal uuesti ridakillustiku pindamist. Me oleme seda möönud, et äkki teeks uuesti ridakillustiku pindamist. Aga nagu selle asja miinus on see, et see tee tolmab pärast tegelikult, kui sa oled teinud. Ilmselt graniidiga ta tolmaks palju vähem kui meie kruusaga. Et ta tolmab mingi 2-3 nädalat ja ei ole soovitatav seda maha pühkida. Vaid ta peaks just liikluse all ja see tolm sealt eemalduma. Ja inimesed vahel helistavad, mis tegite siin. Et vahet pole. Aga ütleme, et kuna me oleme juba 200 kilomeetrit teinud, siis nad on näinud seda, et nüüd enam ei helistata nii palju kui varem. Et nad saavad aru, et 2 nädala pärast, 3 nädala pärast on parem ja siis pühitakse maha. Ja ma ise arvan seda, et kui me teda teeksime näiteks sügise poole kuskil septembris või võib-olla siis jätaks üldse pühkimata talveks. Ja kevadel hoopis pühiks maha. Kui on meil midagi pühkida. Kaitse oleks ka nagu parem peal võib-olla. Ei, ma just mõtlen, et kui see jääb peale, see puru jääb peale näiteks, et kas ta ei ole liiklusele ohtlik, ma just mõtlen siin näiteks mootorrattadega suvel. Ei, see puru on kindlasti, aga ega siis on märgid ka ees. Et siis peab arvestama sellega. Jah, aga selge, ta peab arvestama sellega, kui seal on mingid sellist asjad. Kas on küsimus veel? Miks üldse teha nagu seda püliva stabiliseerimisreediga elamist, võiks ju kohe panna aga bituumi? Ei, võib küll, jaa. See nimi on lihtsalt selline, loomulikult me teeme ka, panemegi sisse, ma ütlesingi, et ta ongi, et seda ongi vähe seda sideainet seal sees, tulebki juurde panna tegelikult. Aga samas ma võin kinnitada, et eelmisel suvel ma ise olin juures, kuidas ma nägin, kuidas vana must segu hakkas uuesti elama, jooksid nagu sipelgad tee peal, selle sama öövalli all. Nii et tegelikult saame vana materjali uuesti nagu elama, elu sisse. Mida see investeeringute komitee arvamus selle asja kohta on?
investeeringute komitee arvamus selle kohta on see, et täna on olemas üleval riigihange, kus on Lääne regioonis 4 objekti sellise samase tehnoloogiaga sellel suvel töös. 2 need objekti on Saaremaal, 1 objekt on Läänemaal ja 1 Pärnumaal. Et eks me olemegi katsetamise järgmised, et kui me saame tehnoloogia paika ja siis ilmselt tulevad ka normid. Täna nagu riigi raha paigutamisel selle tehnoloogia mingit vastuseisu ei ole? Ei, vastuseisu ei ole, pigem on see, et ehk oleks mõistlik see nagu seda teha ja parendada seda tehnoloogiat, mis me oleme nagu teinud. Et nagu saadaks need normid paika, kas sideainet sisse panna, kas panna täitematerjali juurde lisada. Et need objektid on täna riigihangete registris üleval. Minu teada järgmisel reedel on pakkumuste avamine. Kas nende jaoks on mingid uuringud ka, et ala mingid... Seda võiks ju teha teil, jah. Ma arvan, et kindlasti tuleks nüüd teha. Muidugi, me tegime ju ka eelmine aasta mõned lõigud, aga kõik ei lähe ju täpselt nii. Ja ma arvan, et see me kardame ju kogu aeg, et iga asi peaks tulema kohe hästi välja ja kui läheb natukene midagi untsu, siis me oleme kohe nagu riigi raha raiskajad. Et pigem ma arvan, et ega meil ridakilustikuga ka algul aastatel ju väga hästi kõik ei õnnestunud, aga mida aeg edasi, seda kogemuste pagasit täiendades läks asi paremaks. Ja ma ei ütle, et see nimi oli ideaal, see lihtsustatud taastusremont või kuiv stabiliseerimine, aga just tuleb ka õige nimi ükskord välja mõelda. Aga ma leian, et vanade mustsegudele taastamiseks oleks ikkagi võimalik ja teekatte tasasuse saavutamiseks oleks ikkagi kõige lihtsam variant. Nagu ma aru saan, see on see teema, et täna ikkagi need kõrvalteed, mis on väga sellised nagu ebatased. Nojah, vaadake Maanteeameti aastaraamatut, seal on ju tasasuse kohta andmed olemas, kui palju meil kõrvalmaanteedel tasasus täna on. Ja üks variant, nagu Marsa tuletab mingi teelahendus, mis on katse järgus ongi siis see meetod. Jah, aga seda nüüd on ka, see on ka Lääne regiooni katse. Aga mis teha, et sinna jääks vaata, et läksid Eesti? Nojah, et kuna sa ütled, et ridakillustik on nüüd jäänud meile Lääne ja Saaremaal, et ei jääks ka see. No kui me hästi suudame need katsed ellu viia ja ka vajalikud uuringud ja ära teha, ehk siis ka teised regioonid tulevad kaasa. Loomulikult ma arvan, et ega siis igaühel on omad mõtted ja kuidas teha paremaks teed, aga... Sa ütlesid, et ridakillu kohta, mul on see küsimus, et on jäänud Saaremaale, aga mis on nüüd siis peamised probleemid, et miks ta ei ole liikunud sealt mandri peale väga palju ja kus ongi need kitsaskohad, et miks ta ei õnnestu? No ma ei tea, ma küsisin siin enne päeva algust näiteks Ülo Veerdle käest, et ta ju ka tegi Raplamaal natuke. Aga ma küsisin, miks sa rohkem pole teinud, ma ei saanudki täiesti täpselt vastust, et küsigi pärast siis, kas kohvipausi ajal miks Ülo siis rohkem Raplamaal teha ei tahtnud. Ma tean, et Pärnumaal küll nüüd on mõned objektid tehtud siin viimase paari aasta jooksul. Ma võin kommenteerida nii palju juurde, et ega tegelikult jäi see kahtlus ja selle alla, et Saaremaal on nagu erakult riik või mingil määral, aga nüüd on seda transiitliiklust ja tekkis see, kuigi me ühe lõigu panime tõesti selle võidula käru peale, kus on ka, aga tõenäoliselt on vaja seda rohkem analüüsida ja leida. Kindlasti ta sobiks võib-olla asuda vahel, seal on ikkagi olema neid liiklus väike, kus on see väikesed külad. Mahu jälle sellesse teekus. Tuleb edasi teha need tolmutõrjed kloriidi. Aga kui sa nüüd arvestad kaltsiumkloriidi ruutmeetri maksumuse ja lõpuks selle ridapindamise maksumus, siis võib-olla mingil 6.-7. aastal tasub ära juba, et võiks olla ridakillustik hoopis. Jõuab, see on oma mängu. Aga
praeguse meie parameetrid on täpselt need ees, nagu nad on. Ei, aga Toomas, Maanteeamet tegi eelmine aasta ju tolmutõrje katselõikude töid, eks ole. Ja seda ei ole küll täna avalikustatud, mina olen seda näinud. Seal on väga selgelt välja toodud, et kõige odavam tehnoloogia kujunesid välja ridakillustikuga pindamine, mida siis tehti katseliselt Viljandi maakonnas. Ma ei tea, miks seda avalikustatud ei ole, sel aastal vist tehakse veel järelvaatlused küll võib-olla selle pärast, aga seal katsetati siis kaltsiumkloriidi, magneesiumkloriidi, nende lahuseid, siis oli, mis oli see, rapsiõli, mis veel oli, siis oli pigipajast tõime ja emulsiooniga ja siis oli ühekordne pindamine, 1,5-kordne pindamine katsekruusateele ja ridakillustikuga pindamine ja paar stabi alust oli ka, ja selle järgi igal juhul, see ongi kõige odavam tehnoloogia. Ma ei ole kursis sellega, sest nagu siin öeldud, ma elan oma riigis. No Lääne-regioon tegi, jah. Tundub, et sel aastal on lõuna teeb ka midagi. Aga ma võin teile öelda, et järgmine aasta Balti maanteeliste konverents tänaseks on, ma loodan, et on kokkulepe saavutatud, et üks tehniline tuur tuleb Saaremaale ja selle tehnilise tuuri raames tahaksime kindlasti näidata ridakillustikuga pindamist, nii et palun aktiivselt siis ennast registreerida ja siis näete tegemist ka juba tee peal, aga kui te tahate juba sel aastal näha, siis Muhu saarel tuleb üks objekt 8,5 kilomeetrit, hange peaks kohe ka välja tulema, nii et võite ennast siis minu kaudu registreerida ja seda vaatama tulla, et ma annan infot, millal töö käib. Mul küsimus korra veel sulle, midagi küll, aga meie punktist vastavalt, et see ajavahemik või see aken on päris lai, aprill kuni oktoober vaata lõpuni. Ja nagu ma tean seda ridakillu pindamiskäed, et peamiselt toimub, et ta imbub allapoole ja ülespoole. Et mina olen ka teinud ridakillu pindamist ja ma olen teinud septembrikuus ja minu meelest ta imbub mitte kuskile. Et selle mõttel... Aga ta imbub siis järgmisel kevadel. Kui ta vahepeal pekki läheb. Jah. Sellepärast ma ütlengi, et ega ridakillustikuga katet tuleb hoolikalt jälgida. Et seal ei juhtu midagi selles suhtes, et raske liiklus. Ega, nagu ma ütlesin, ega meil on ka asi läinud untsu. Kas või näiteks see näide, et kevadel ühel hommikul helistab teemeister, et mulle helistas üks taluperemees, et öösel veeti metsast puitu välja ja tulge vaadake, mis nägu tee nüüd. Ja kui teemeister kohale jõudis, siis peaaegu, et polnudki enam ridakillustikuga pindamist, oli kruusatee peaaegu. Ja ühe ööga. Passipiirangud kiiresti ette, liiv peale, õnnestus midagi päästa. Aga ega seal, ta tuli ikkagi üle pinnata ja selle pindasime üle kiudpindamisega. Aga see juhtus 5 aastat tagasi, nüüd on ta kiudpindamisega üle pinnatud. Ma arvan, et Andresega selle aasta pindamise objekti üle vaadates sõitsime selle tee pealt üle. No ei ole häda midagi. Oht oli, et pole enam teed, on mingi kruusatee. Aga just nimelt see, et kiiresti suudete reageerida, märgid ette, liiv kaitseks peale ja pärast üle pinnata õigel ajal täna peab. Aga sa oled nüüd selle tehnoloogia nagu maaletooja ja juurutaja, et ütle veel, mis on nagu need nõrgad kohad, et mis on need puudused või nagu, mis on ebaõnnestumisest ja õppimise tulemusega tulnud välja, et mida valesti ei tohi teha? Ma valesti ei tohi kindlasti seda, et alused ei tohi olla pehme. Et nii kui sa pehmele alusele teed, siis ta jääbki pehme. Alus peab olema väga tugevaks rullitud. Kui pehme on see pehme alus? No ma arvan, et... Ei, ma vaatan lihtsalt siin nüüd tööd, mis lõuna teed ja seal on kuus, tehakse kõik järjest ühe sama aastal. Ja võib teha, ka meie oleme teinud ühel aastal. Aga siis see eeldab seda, et tuleb ikkagi, nagu seal video peal näha oli, ta peab olema ikkagi, nagu öeldakse, täiesti siledaks rullitud tugev.
ei ole möödarista. No ma arvan, et on ikka ju, kuidas ei ole siis. ei no elastusmoodus. Just. jah, aga Selle annab ju tellija ikkagi ette. Elastusmoodule annab teede kirjelduse tellija ette. see on terve konstruktsiooni küsimus. Ta on seda küll jah, aga ma mõtlen, tellija annab selle ju numbri ette. Jah. aga mis veel on nõrgemad kohtud, mis nagu lõpetanud on? Kas seal ma küsin, jah, kas seal tehakse graniitkillustik? Ma ei näe siin, et ta oleks ette antud, aga tehnoloogia 1 korda S pluss 1,5 korda M. Need materjali pole antud, aga oleks subestas. Ilmselt graniit. Ilmselt graniit, jah. Ma ei oska öelda, võib-olla see tolmab pärast järgi, eks ole? ja just tegemiskohal. Jah, tegemisel. ma ei tea, kas on veel küsimus? kas see ridakillustikuga pindamine tehnoloogia siis on selline, et ühel aastal siis tehakse see ridakillustikuga pindamine ja siis järgmine aasta siis tehakse see 8-12 pindamine peale sinna? No põhimõtteliselt nii on jah, aga kuna me teame, et tegelikult ju mitte võiks ka teha kohe järgmisel aastal, jah. Ega ma ei ütle, et ei võiks teha, aga ütleme, meie oleme teinud ta 3. aastal peale. Et nii, et 2 aastat on olnud ikkagi ainult üks kiht. Kas see 2 aastat see kiht siis peaks nagu vastu teha? Jah. Aga siis võib ju ükskõik mida peale panna, sa ei pea pindama 8-12, sa võid seda sama ridakillustikku uuesti peale panna. Võid ka panna hoopis midagi muud tugevamat killustikku peale. Ja noh, ma olen ikkagi öelnud alati, et miks me paneme 8-12, me tahaks saada sinna ühe tugevama kihi skeleti peale veel. Me võime teda teha ju veel, me võime sinna peale ka mitmekordse pindamise teha. Garantiiaeg on jah, pindamistel reeglina 2 aastat. Ja 3. aastal võiks ju pinnata peale. Täna me seda jälginud, aga võib ju teha nii ka hanke, et teed 1 aasta ridakillustiku ja 2. aastal pindad kohe üle. ja kui teha hankevorm. Ja kui hankevorm nii teha, jah. Okei, kuna aga ma ei tea. Peaaegu. Et aitäh. Palun.